Saue valla spordisündmusele välja pandud 3 nominenti, kes jäid sõelale. Ja esimene nominent on Elisa Troll Racing liige etapp. Tegemist on rahvusvahelise etapiga, mis jõudis tuhandete vaatajateni otseülekandes üle Eesti ja avas droonide võidusõidu sisehooaja. Etapp toimus Uhiuues Saue spordihoones sisejalgpalliareenil, mis peaaegu näib olevat justkui mõeldud droonide võistluseks. Kõrged laed, täielik võrk, pehme põrand ja suur ala tähendasid seda, et piloodid suutsid selle tõepoolest maksimaalselt üles lükata. Osalenud piloodid andsid vägagi positiivse hinnangu kogu toimuvale. Rada pälvis ühtlasi ka EDRL sarja uhkema raja tiitli. Aplausi. Ja tule ette muidugi. Mees nagu orkester. Tekkis küsimus. Kindlasti paljud on näinud, mismoodi droon lendab, siin üleval pinisad vahetavad meil erinevatel sündmustel, siis minu lihtne küsimus on, kui kiiresti tegelikult võistlusdroon lendab? Kiirus ei ole niivõrd tähtis, kuivõrd see, et umbes 0,2 sekundiga on 100 sees. 100 kilomeetrit tunnistes. Kiiremini kui auto? Väga palju kiiremini kui auto, jaa. Ma tead, et nad vaikselt sumised liiguvad tasapisi edasi. No siis, kui mina või sina lendame, siis nad sumisevadki, aga kui professionaalid lendavad, siis nad panevad ikka väga kiiresti. Seda küll. Ja järgmine nominent on meil Kernu terasmees ja Kernu terasnoine võistluse. Tegemist on väga mitmekülgse Kernu rahvamaja poolt korraldatud võistlussarjaga, mis koosneb 23 spordialast. Algab sügisel ja lõpeb kevadel. Osaleid on 50 huvilise ringis. Sportlastel on sarjale vaid kiidusõnad. Sel aastal korraldatakse juba seda 6. korda. Palume korraldaja esindaja siia tulla. Ja 3. nominent on Saue õhtujooks. 8. Saue õhtujooks osales kokku ligi 500 spordisõpra. Jooks kulges Saue linna teedel ja tänavatel. Põhijooksu eel toimusid lastejooksud staadionil. Jooksul osalemine kogu perega on üha enam populaarsem. Eelmise aastal autaustati 50 perekonda. Osalejad tuleb starti üle Eesti. Jooksjate tagasiside korralduse ja võistlussüsteemi kohta on alati olnud positiivsed. Ühel jooksu osaleja kommentaar. Saue õhtujooksud osalesid ma teist korda ja jätkuvalt jagan vaid kiidusõnu. Ilma liialduseta on sellest saanud üks mu lemmikjookse must be ürituse. Põhjused on lihtsad. Esiteks on tegemist kogukondliku jooksuga, kus on suurem osa Saue elanikest. Kõik on kohale tulnud, väikesed ja suured. See sõbralik õhkkond, mis ürituse ajal valitseb, on nii soe ja mõnusa. Ja kuigi ma tulin naaberlinnast, ei tundnud ma end võõrana või üleliigsena. Kõik olid teretulnud. Rada on seal samuti väga kiire. Ja Saue valla, ja palun esindajad siia tulla. Kõik nominid on ilusti kohal. Ja Saue valla spordisündmus 2019 on Saue õhtujooks.
aplausi parimatele